ma tahaks jagada veidi Kristuse iseloomust või olemusest. Kui me täna õhtul alustame, siis ma tahaks jagada teiega ühte lugu Asbury ärkamisest jälle, kui ma võiks seda jagada. Üks vend siin ütles, et räägi meile rohkem sellest ärkamisest, nii et ma teen seda. Ma jagan rohkem homme isegi. Asbury ärkamine toimus aasta tagasi veebruaris, eelmise aasta veebruaris. Ja ma jagan ühe lühikese loo, aga sellel esimesel päeval, kui see algas, ma olin hoopis ühes teises linnas erinevatel koosolekutel ja ma isegi ei teadnud sel hetkel, mis toimus, kui see algas. Aga jõudes tagasi linna, tavaliselt õhtuti ma läksin seminari, kus ma olin lõpetamas oma doktoritööd ja siis mul oli seal oma väike kontor, kus ma tööd tegin ja kirjutasin. Ja mu tütar oli lõpetamas oma nagu õpinguid, nii et ma viisin ta raamatukokku ja ma sain mitmeid sõnumeid küsides, kuule, mis toimub? Ma kuulen, et midagi on Asbury's toimumas seal auditooriumis. Ma viisin oma tütre ära ja siis ma liikusin edasi oma kontorisse, et teha seal oma lõputööd. Ma mõtlesin, no, ma lähen vaatan, mis seal toimub seal auditooriumis. Ja ma läksin. Ja näes seal inimesi saalimas sisse välja õhtul 5:30, mis oli ebatavaline, sest näha seal inimesi selle ajal liikumas. Ma läksin sisse ja seal oli võib-olla kuskil 100–150 inimest. Ja seal oli laulu, ülistust ja väga tugev Jumala ligiolu, püha vaimu ligiolu. Ma läksin, see auditoorium mahutabki 150 inimest. Ma läksin, istusin maha ja lihtsalt ülistasin ja nautisin Jumala ligiolu. Ja kuna erinevad inimesed tulid, et ma palvetaks nende eest erinevate asjade pärast ja seal olles kuskil 10–15 minutit hiljem ma saatsin tütrele sõnumi, et kuule, ma tulin siia auditooriumisse ja see mahutab 150 ja raamatukogu, mis on kohe kõrvalruumis. Ta ütles, okei, ma tulen ka sinna. Ta tuli. Ta istus mu kõrvale seal auditooriumis. Pani pea oma õlale ja mõne hetke pärast ta vaatas mulle otsa ja ütles, isa, mul on nii hea meel, et sa mulle sõnumi saatsid. Ma kogen, kuidas püha vaim lihtsalt lainetena käib üle. Ma isegi tegelikult kogesin seda seal raamatukogus, kui ma olin. Ja see on, mida Jumala ligiolu teeb. Kui me kogeme Jumala ligiolu, kui me kogeme, et Jumal on kohal, siis me tunneme tema ligiolu, me kogeme seda, me tunneme seda. Ja see ligiolu toob endaga kaasa rahu, kaastunnet, õrnust. See on see, mida Jumala ligiolu endast kujutab. See võtab ära kõik pinged ja stressi ja ärevuse, meie meeleheite. Jumal täidab meid, püha vaim täidab meid viisidel, kuidas maailm ei saa seda kunagi teha. Ja ma tahan täna õhtul rääkida veidi sellest Kristuse vaimust ja kuidas Kristuse vaim võib täita meid viisidel, mida me kuidagi ei saa kogeda kuskil mujal. Ja sageli me mõtleme Jumala väele. Paljud ütlevad, me vajame rohkem väge. Aga Kristus oli tegelikult peaaegu et täiesti väevastand. Jah, tal oli väge, aga tal oli väge alandlikkuses. Ta oli väga väekas kaastundes
Tema vägi kunagi ei nagu sõitnud kellestki üle, ei lükanud ega tõuganud, ei ärritanud ega solvanud. Tema vägi oli õrn ja tasane. Tema vägi oli lahke. Tema vägi oli kaastundlik. See on miski, mida maailm ei näe või ei koge. Ja seetõttu, kui me kasutame, kui me näeme Kristuse kaastunnet, siis ühte liidetuna temaga, Püha Vaimu väega, me näeme ka asju sündimas nõnda, nagu Jumal tahab, et need sünniks. Kui Kristus tuli siia maa peale, ta ei olnud see Kristus, keda juudid ootasid. Nemad ootasid kuningat. Nemad ootasid kedagi, kes kukutab Rooma võimu. Ja nüüd oli selline õrn ja viisakas ja kena Jeesus, kaastundlik Jeesus, kes veetis aega kõige madalama klassiga üldse ja ei otsinud kunagi võimalusi iseennast ülendada. Ja ma tahan sellest veidi rääkida täna. Sest Kristus, kelle järele me igatseme oma südameis, on kaastundlik Kristus. Kaastunne ütleb järgmist. Kaastunne ütleb, et Kristus tahab kohtuda meiega. Tema sügavama olemuse põhjalt ta näeb ja kuuleb meid ja ta täidab kogu meie olemise oma sügava olemisega. Ma loen siit mõned salmid Matteuse 9. peatükist. Sest ma usun, et täna õhtul siin on inimesi, kes vajavad kohtuda Kristuse ja tema kaastundega ja õrnuse ja headusega. Nii et ma loen Matteuse 9. Ja salmid 35 kuni 38, Matteuse 9, 35 kuni 38. Ja Jeesus rändas läbi kõik linnad ja külad, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi kuningriigist ja parandades kõik haigused ja nõtrused. Aga rahva hulka nähes hakkas tal neist hale, sest nad olid väsitatud ja vaevatud otse kui lambad, kellel ei ole karjast. Siis ta ütles oma jüngritele, lõikust on palju, aga töötegijaid vähe. Paluge siis lõikuse issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele. Jällegi, me sageli kuuleme seda osa, et saada välja töötajaid tööpõllule, aga enne seda Kristus vaatas rahva hulki ja ta oli täis kaastunnet, tal oli neist hale. Olles täidetud kaastundega, see tähendab, et Kristus vaatas inimeste peale nende kõige halvimas seisus, kus nad olid ja tundis nende valu. Kaastunne ei mõista teisi hukka, kaastunne ei häbista, ei mõista hukka. Kaastunne ütleb, ma tunnen su valu, ma kogen su valu. Ja see on, mida Kristus tegi. Ta vaatas nende peale ja koges kaastunnet endas. Me näeme Piiblis erinevaid kohti, kus räägitakse kaastundest. Näiteks Matteuse 14. Jälle, kui Kristus nägi suuri rahva hulki seal järve ääres, nad olid kogunenud tema ümber ja nad olid näljased. Ta vaatas neid ja tal oli jälle neist nagu hale. Luuka 7 oli üks lesknaine, kes tuli oma ainsa pojaga, kes oli surnud. Jeesus vaatas teda ja tundis kaastunnet. Kaks kõige tuntumat lugu Piiblist, mida me teame, hea samaarlase lugu, Luuka 10. Seal on öeldud, et hea samaarlane ta läks sealt sellest pekstud meest mööda ja koges kaastunnet ja aitas teda. Luuka 15 lugu kadunud pojast. Seal on öeldud, et isa nägi oma poega tulemas kaugel ja oli liigutatud kaastundest.
kaastunne teeb midagi. See teeb midagi meie heaks ja midagi meie sees. Kaastunne paneb meid tegutsema ja Kristuse kaastunne liigub ka meie suunas. Kristuse kaastunne on suunatud ka meie vastu, ta on täis kaastunnet ja ta süda hoiab meie poole, meie valu, meie probleemide, meie kannatuste poole. Ja meile on see ühtaegu kutse tulla ja kohtuda temaga ja ka väljakutse. Sest minnes tagasi Matteuse 9. peatüki juurde, seal on öeldud, et Jeesus tundis kaastunnet. Ja koheselt peale seda ta pöörab ümber ja ta läkitas välja oma 12 jüngrit, et tervendada haigeid, ajada välja teemoneid, kuulutada evangeeliumi. Kõik need asjad, tema kaastunne on kutse liituda temaga tema teenimistöös. Kaastunne tervendada meid, kaastunne tervendada läbi meie. Ja see tervenemine puudutab nii meie ihu, hinge kui vaimu. Ta tervendab meid igal moel. Ta tahab kohtuda meiega just seal, kus me kogeme kannatust ja valu. Ja kui me kogeme tema kaastunnet, siis see kaastunne voolab ka läbi meie ja puudutab teisi. Selline on meie päästja ja Kristus. See, kellega me tahame kohtuda. See on, mida me igatseme. See on see, mille järgi me igatseme. Me oleme kuulnud piisavalt palju hukkamõistu, korrektuure ja nüüd me vajame kaastunnet. Maailm igatseb kaastunde järele, kogudus igatseb kaastunde järele. Me oleme nii väsinud pidevast piitsutamisest, kus kogu aeg keegi korrigeerib meid või häbistab meid või mõistab meid hukka. Aga üheskoos selle Kristuse kaastundega me näeme ka Matteuse 11. peatükis, Matteuse 11, see on ka väga tuntud salm, Matteuse 11, 28–30. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja teie leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Kuulake neid sõnu, kuidas ta kirjeldab iseennast. Ma olen tasane ja südamelt alandlik. Lugedes kõiki evangeeliumeid, see on ainuke koht, kus Kristus kirjeldab iseennast sellena, kes ta on oma loomuselt. Ma olen tasane ja südamelt alandlik. Jah, ta ütleb, ma olen tee ja tõde ja elu. See on väga selge. Aga need ei kirjelda seda, milline ta oma loomuselt on. Aga ta ütleb, ma olen tasane ja südamelt alandlik või ka lahke. Ja Kristuse tasadus ja lahkus, see on, mida me igatseme. See on, mille järgi me igatseme. Vaatame Matteuse 19, Matteuse 21, kui Kristus sõidab eesli seljas Jeruusalemma ja seal nad hüüavad, seal tuleb alandlik kuningas. Nad kasutavad siin sama keelt. Kristus kasutab sama keelt Matteuse 11 ja 21. See räägib tasadusest, prohvetlik keel on see Sakaaria 9. peatükist ja ta ütleb, kui me mõtleme ärkamise peale ja kui me mõtleme ärkamisele ja pühavaimu väljavalamisele, siis see tuleb tasaselt, õrnalt, lahkelt ja kaastundega, kus Kristus õhutab meid, kus Kristus nagu kutsub meid ja maailma. Ta tahab, et me tuleks
aga ta tahab tulla meie ligi tasase tervendaja ja kuningana. See on see, mille kaudu ta meid tõmbab või meelitab. Kaastunne ütleb, et Kristus on täielikult inimene, et ta näeks ja kogeks ja tunneks kõige sügavustes, kes ta on. Ta kogeb meie üljatust, meie füüsilist valu, sugulaste poolt tõrjutust, oma pere poolt tõrjutust ja kõiki neid asju. Kõik need asjad, mida Kristus ise ka koges ja kannatas, olles täiesti inimene. Kristuse ajal oli küsimus, kas Kristus oli inimene ja nad kuulsid, nägid ja puudutasid teda. Küsimus pigem oli, kas ta on ka tõesti Jumal. Aga meie jaoks pigem on see, et me vaatame mööda Kristuse inimlikkusest ja unustame ära, et tema oli ka õhtuti väsinud. Ta oli mees, kes tundis nälga. Keegi, kes koges ülgamist. Keegi, kes kannatas kõike seda, mida meiegi kannatame. Teda mõisteti vääriti, ta tundis end üksildasena, ta sai reedetud oma kõige lähedastemate poolt. Kõik sellised sügavad inimlikud asjad, inimlik valu, mida meie võime kogeda. Ja üks põhjusi, miks ta suri ristil, oli see, et see oli kõige alandavam surn üldse, mida kannatada tol ajal. Kõige suurim alandus üldse. Ja see on väga sügavalt seotud inimkonnaga ja inimkonna kannatustega. Ma tahan täna õhtul soovitada meil. Osad meist vajavad väga kogeda Kristust ja tema kaastunnet, kohtuda tema tasaduse ja headusega. Ja me peame saama öelda, selline on minu Jumal. Ta näeb mind, ta kuuleb mind ja ta tahab tunda mind. Ta võtab mind sellisena, nagu ma olen. Ta võtab mind sellisena, nagu ma olen. Jumal tahab kutsuda meid täna õhtul. Ta tahab hingata värsket hingust meie ellu, tuua uudsust ja headust ja tasadust, lahkust. Osade meie elus on niisugused nagu teravad nurgad, mis vajavad maha lihvimist ja pehmendamist. Jumal tahab tuua meid ühte uude aega, kus olla viljakad tema riigi töös. Jumal tahab, et me oleks inimesed, kes vaatavad ettepoole. Sageli me jääme kinni asjadesse, mis on minevikus, aga Jumal ei taha meid viia minevikku, ta tahab viia meid edasi uutesse kohtadesse. Kõik see, mis on minevikus toimunud, see võib olla pigem nagu mudel, mida kasutada või juhtnöör, aga me ei pea nagu kopeerima minevikku, et juhtida meid tulevikku. Ja vahel, tegelikult iga kord, me peame kohtume Jumalaga tema tasaduses, Kristusega tema tasaduses ja kaastundes ja headuses, et astuda uude hooaega. Osad meist mõistavad ja mu elus on olnud niisugune üsna vaikne aeg ja seal on olnud ka raskusi ja hukkamõistu, samas kui ma oleks tahtnud kogeda headust ja lahkust. Ja ma usun, et täna õhtul on aeg, kus me tahame palvetada nende aegade pärast, et Jumal tooks ühte värskust meie ellu ja juhiks meid uude etappi ka meie teenistöös. Ja ma tahan kutsuda meid üles lihtsalt võtma aega palveks ja üksteise teenimiseks ja ülistuseks. Taavet, ma vaatan praegu su poole, sest sina oled kogu selle asja haldur. Ma tahan kutsuda meid kõiki paluda, et me tõuseks just seal, kus me oleme.
Ja seistes ma tahan lihtsalt öelda, me elus peab jõudma kätte hetk, vahet pole, kui vanad me oleme või mis eluetapis, aga me peame jõudma hetke, kus me mõistame, et mis iganes ka toimub me elus, me sees on see meeleheitlik igatsus, ma tahan rohkem Kristust oma ellu, rohkem püha vaimu oma ellu. Ja see vaikne meeleheitlik hüüe jõuab Jumala ette ja täitub tema tingimustel. Me ei ütle, et Jumal, ma tahan, et see sünniks minu tingimustel, aga ma alistun täielikult sulle. Issand, ma olen täielikult sinu. Kui see on midagi, mis on radikaalselt teine, mida ma pole ette kujutanud või mis iganes, võib-olla ma vajan ühte vaikuse aega, kus ma istun vaikselt lihtsalt kõrval ja lasen Jumal toimetada. Kas ma olen rahul sellega? Kas ma tõesti igatsen Jumala järgi nii tugevalt, et ma olen valmis, et ta paneb mu ka kõrvale, kui tarvis? See on küsimus. Ja see on miski, mis juhtus Asbury's. Inimesed ütlesid ikka ja jälle, mida iganes ma olen teinud või kogenud, mida iganes ma olen näinud, see ei ole viinud mind sinna, kus ma tahaks olla, ma tahan enamat. Ja kui mul on Jeesus, siis ma olen rahul. Ma olen rahul. Ja ma tahan paluda ühe ühise palve. Ja te võite tõsta oma käed või mida iganes te tahate teha või ristata käed, tõsta käed, pane silmad kinni, aga issand Jeesus, me tuleme su ette just praegu ja kutsume sind siia hetke. Sa oled püha Jumal, sa oled võrratu Jumal ja sul on plaanid ja nägemused ja unistused, mida meie veel ei ole eales näinud või kuulnud või kogenud. Suuremad asjad ja võimsamad asjad, aga seda sinu viisil. See ei ole vaid oluline, mida meie teeme, aga oluline on see, kuidas see saab tehtud. Me tahame teha seda sinu headuses ja kaastundes ja tasaduses. Me tahame kogeda seda nii oma elus ja me tahame, et see voolaks nii meis kui meie läbi, et puudutada ka teisi. Tule, püha vaim. Tule, püha vaim. Tee oma tööd meie sees. Tule, püha vaim, ma lihtsalt palun, et su vaim tuleks ja teeks oma tööd ühel sügaval moel.